Tervist! Selles videos ma lahendan X13 Spaceship ülesannet ja hakkan pihta. Ma teen kohe valmis vajaliku kausta ja faili. Selleks teen siin projekti peal new Python fail ja panen siia kogu teekonna ehk siis X-kaust, X13 Spaceship ja Spaceship püü. Ja paneme gitti ka. Nii, selles ülesandes nüüd malli koodi kohta ei ole, mis tähendab seda, et kogu kood tuleb ise kirjutada. Kuigi siin on antud kaasa küll üks siuke näide, mille ma ikkagi kopeerin, sest see võib-olla aitab mul natukene mingid asjad nagu korda saada. Ja hea asi on ka see, et ta näitab mul ära, et siin on mingid vead, eks mingid klassid ja meetodid on kirjeldamata. Aga hakkame järjest minema. Et kindlasti tasub seda teksti võib-olla natuke rohkem lugeda, ma hakkan lihtsalt nagu sellest koodi osast pihta. Et meil on vaja siis luua siuke klass nagu crewmate, mille ma siis proovin luua. Võtaks see kopimine, see üldse töötas. Teeme class, üks tühik tuli lisaks. Ja siia on siis meil vaja, nii kirjeldab mängijad kosmoselaeval, tema eesmärk on teha ära oma ülesanded taskid. Nii, selle klassil on siis instantsi muutujad. Konstruktor on välja selline. No, kopime selle konstruktori, et proovime võimalikult vähe ise kirjutada. Siin ta isegi pakub mulle. Nii, ja nüüd me saame siis, eks ole, colori, taskid ära algväärtustada. Vaata, mis siin veel on. Siis on, eks ole, color, tasks, alive ja protected. Kaks siukest väärtust on veel. Ehk siis tõenäoliselt vaikimisi alive on true. Ma oletan. Pole täpsustatud, aga ma oletan, et vaikimisi, kui me loome objekti või kellegi tegelased on elus ja protected, tõenäoliselt siis alguses on false. Okei, siin on ka kirjas. On jah false, ehk siis protected. Self-protected on false. Nüüd meil on vaja siis luua mõned meetodid. Ma teen siia is alive näiteks. Kui jah, def is alive, on vaja self panna. Ta vist tõesti tagastab booleani ja return self alive. No samamoodi color is protected. Nii. Okei, color on mängija värv, see peab algama suure tähega. Värv peab olema unikaalne crewmate'i kui ka impostori jaoks, sest kasutame värvi objektide eristamiseks. Okei. No, selles, et see suure algustähega, et see on tõesti siis vaja ise siia koodi lisada selliselt, et ta oleks siis vastavalt suure tähega. Okei, lähme praegu edasi. Okei, siis on niisugune nagu tasks. Näitab tööülesanded, mis crewmate'il on veel tarvis teha. Vaikimise on väärtuseks 10. See on siin ka konstruktoris ilusti kirjas. Projekti loomisel võib seda muuta. Nii on 3 erinevat rolli. Rollid siis antakse, luuakse alamklassid, ehk siis meil see crewmate on siis siuke üldine klass ja siis me loome konkreetsed spetsiifilised alamklassid, mida ma hiljem ka teen. Ja seal sees on siis, selle järgi me eristame, et mis tüüpi klass on, sellele vastavalt me teame, kas tegemist on Seriffi, Guardian Angeli või Alturistiga. Okei, siin räägib, et don't repeat yourself, alamklassid peaks pärima kõik vajalikud oma vanemklassist. Nii konstruktoris defineeritakse protected, mis on vaikimisi false. Siis on, eks ole, vaja see repr meetod teha, mis siis kindlal kujul tagastab selle sõne. No, jätan selle siin praegu tegemata. Siis on meetod complete task. Proovime seda teha. See on siis, vähendab üle järelenud taskide arvu ühe võrra, kuid seda vaid juhul, kui ta on elus ja tal on vähemalt üks task veel alles. No, proovime selle siis siia kirja panna. Def complete task. Ja siis oli siuke asi, et kui on elus, if self is alive. No, ma võin põhimõtteliselt kasutada ka otse seda alive väärtust, aga igaks juhuks on mõistlik kasutada seda meetodit, et äkki kunagi see meetod läheb nagu natuke keerulisemaks. Siis on mul võimalik seda täiendada, et muidu niimoodi, et kui ma kasutan otse seda muutajat, aga ma tahan mingi loogika siia panna, siis seda on nagu keeruline teha, siis ma pean seda loogikat mitmes kohas muutma.
kui on elus ja vist oli kirjas, et kui tal on vähemalt üks task veel alles. Okei. Is alive and self tasks on suurem kui 0. Siis taskid vähenevad ja tagastab true, kui sai edukalt lõpetada, false, kui mitte. Teeme siis siia return true ja siia return false. Ma ütlen ka, et ta tagastab meil bool'i. Bool. No nii, ühe asja tegime täitsa ära. Siia muidugi tuleb docstringid ka lisada. Teeme nüüd mõne alamklassi ka. Näiteks sheriff. Mõte on see, et meil on üks nagu üldine klass ja siis on spetsiifilised alamklassid, ehk siis me võime nii mõelda, et see crewmate võtab nagu kõikide nende erinevate rollide ühisosa kokku. Et see on siis ühisosa, siis me loome konkreetsed alamklassid. Ja antud juhul on sheriff. Alamklassi me siis loome selliselt, et kirjeldame ära klassi nime, siis sulgudesse paneme selle klassi nime, mida ta nagu laiendab. Ja kui ma siin nagu visandan natukes, kui me ütleme, et see on meil crewmate. Ja nüüd ma loon, eks ole, mingisuguse alamklassi, mis näiteks on sheriff. Siis me võime seda tähistada kuidagi niimoodi. Siia hiljem me võime siis erinevaid muid klasse veel luua. Mingisugune, kes meil siin oli? Guardian Angel. Jah, tõenäoliselt see on ilma tühikuta, eks ole. Ja siis on neid veel võib-olla erinevaid. Ja ütleme, et me võime mõelda niimoodi, et kui meil selles klassis on mingisugused väljad näiteks, need on mingid muutujad, siis vaikimisi nii sheriff kui ka Guardian Angel kui mis iganes muu klass me siin hiljem loome, et nendel on ka kõik need samad muutujad olemas, aga näiteks sheriffil võib olla mingi täiendav väärtus. Samamoodi võime mõelda, et kui siin näiteks on mingisugused meetodid, ta siis sellel crewmate'il on, siis see sheriff saab ka kõik need meetodid. Aga sheriff võib muidugi lisada oma meetodi ka juurde siia. Ja mida ta veel võib teha, ta võib üle kirjutada mõne olemasolev meetodi. Ütleme, teeme selle tähistame seda kuidagi niimoodi, et nii, kuidas ma nüüd too. Et värvime selle näiteks roheliseks. Et kui ma teen täpselt samasuguse meetodi, siis ma võin selle nagu ära peita nii-öelda. Et kui kutsutakse välja mingisugust meetodit, siis kõigepealt vaadatakse, kas siin selles sheriffis on see olemas. Kui see on olemas, siis ta paneb selle käima. Kui kutsub välja mingit meetodit, mida sheriffis ei ole, siis ta vaatab tema ülemklassi. Näiteks proovitakse seda meetodit, oletame, et see on mingi meetod nimega jump. Kui sheriffilt küsitakse, et jump, siis kuna tal ei ole sellist meetodit, siis ta vaatab ülemklassist, et kas crewmate'il on selline meetod nagu jump ja kui on, siis pannakse see käima. Nii, ja siin me siis seda proovimegi realiseerida, et meil on siis olemas sheriff. Nüüd sheriffi jaoks me peame looma konstruktori. Siin seda konstruktorit vist ei ole otseselt antud, aga ma saan, et see konstruktor vaikimisi on siis samasugune, et me midagi nagu erilist siin ei tee. Eks tähendab seda, et vaatame, kas see oskab mind, see isegi oskas mind aidata, et kui ma kirjutan siia selle valmis, siis ta pakub mulle täpselt sellist koodi. Mida siis tähendab on see, et ma ikkagi kirjeldan ära konstruktori, kuhu ma saan ette anda värvi, saan ette anda need tegevuste või ülesannete koguse. Ja kui näete, siis see on tegelikult täpselt samasugune, et siin oli värv ja tasks. Ja nüüd, mis me teeme, on see, et see super, see viitab siis nagu ülemklassile, ehk siis sellele, mis mul siin sulgudes on. Ehk siis, kui ma kutsun seda meetodit välja, siis tegelikult siin sees kutsutakse välja ülemklassi meetodit nimega init, mis siis on konstruktor. Eks ma ei pea dubleerima. Teine variant on see, et ma saaksin sisuliselt dubleerida ka selle koodi siin, aga mul ei ole seda mõtet teha. Tavaliselt teeme siis ühe konstruktori, et hiljem, kui ma siin näiteks lisan selle Guardian Angeli.
võtan selle Guardian Angeli siit. Ta küll siin on tühikuga, aga tühikuga ma ei saa klassi luua. Siis ma tõenäoliselt kirjutan selle kokku. See samamoodi, eks ole, ma ei taha seda teha. Samamoodi ta laiendab seda crewmate'i ja siia ma siis tegelikult samamoodi loon selle samase konstruktori. Võib-olla seal on mingeid täiendavaid asju veel, aga põhimõtteliselt alati peaks see konstruktor, alamklassi konstruktor peaks ülemklassi konstruktori välja kutsuma, eriti kui me seal ülemklassi konstruktoris teeme mingeid asju, näiteks väärtustame midagi. Aga siin lisaks, eks ole, luuakse ka väljad live ja protected, mida mul on tegelikult vaja. Nii, vaatame, mis siin siis Sheriff teeb. Kill impostor, tal on siuke meetod. Selle meetodi siia siis Sheriffi alla. Def kill impostor. Ja siin muidugi sõnuskopid ei saa, siin peab see self ka alati kaasas olema. Sellepärast, et kuna meil on tegemist nii-öelda meetodiga, siis see self on see objekt, millele see meetod välja kutsutakse, aga ütleme nii, et lihtsalt see peab siin praegu olema, et liiga palju sellele tähelepanu ei pea pöörama, et lihtsalt esimene peab olema self. Nii, ja nüüd me siis võime siin proovida midagi realiseerida. Nii. Crewmate, keda rolliks on Sheriff, saab pakkuda, milline crewmate ehk mängija on ka impostor. Ehk siis, ma saan, et see on nüüd see pakkumine, on see crewmate siin. Et kui ta pakkus õigesti, siis impostor sureb, live muudetakse false'iks. Kui pakkus valesti, ning arvatud värvi mängija oli hoopis crewmate või mõni teine roll, mis ei ole impostor, siis sureb Sheriff. Ehk siis ise. Pakutud mängijaga ei juhtu midagi. Okei, siis ma peaks need asjad nagu üle käima. See, mida ta nüüd pakub, esimene asi peame kontrollima, et kas ta on impostor. Ja seda me saame kontrollida selliselt, et kui if crewmate, kasutame isInstance crewmate on mitte Sheriff, vaid impostor. Aga mul ei ole impostorit veel, sellepärast ma ei saa siin midagi teha. Loome siia siis üles siukse klassi kõigepealt. Nii, klass impostor. Ja on ka crewmate ja alamklass. Ehk siis teeme ju samamoodi. Class impostor crewmate. Panen siia praegu samamoodi see konstruktori, kutsume selle välja. Võib-olla see midagi lisandub, aga praegult, et me saame teda kasutada, siis mul on olemas klass. Nii, nüüd mul on olemas, kui see on crewmate, kus see oli, kui on impostor, et siis see impostor sureb. Siin peaks nüüd korra mõtlema selle peale, et kui ma proovime, või kui ta on küll impostor, aga ta ei pruugi enam elus olla. Et ma peaks lisaks kontrollima siukest asja, et and see crewmate, kes mul siia kaasa anti, see is alive. Et kui ta on juba surnud, siis ma ei saa teda tappa. Ja siis ma saan teha siukse asja, et et see impostor sureb, okei. Tõenäoliselt, kuna siin võib-olla see impostor sureb või Sheriff sureb, siis ma arvan, et mõistlik on teha täitsa eraldi meetod sellesse crewmate'i, kuna vist kõik crewmate'id lõpuks võivad ära surra, teeme siukse meetod nagu def die. Ma praegu panen selle return'ina näiteks true. Kuna meil seda ülesande tekstis ei olnud kirjeldatud, siis te võite ise valida, mismoodi te tagastate. Te ei pea seda die asja tegema, te võite proovida kuidagi nii teha, et muudate selle live'i kas ise ära. Aga ütleme nii, et ilusam on mitte neid muutujaid ise muuta, vaid teha seda läbi meetodite. Nii et sellepärast ma ka teen selle lisameetodi, mis siis aitab selle nii-öelda suremisega natuke kaasa. Nii, kui on see impostor ja ta on elus, siis me ütleme, et crewmate, the complete task, vaid die.
ja muul juhul, siin tõest peab natuke vaatama, et neid muid võib-olla kõikidel muudel juhtudel ei pea seda tegema, aga siis ma ütlen self die. Nii. Impostor sureb, klassi muuta ja live muutakse false'iks. Okei, no see die ma võin ju ära kirjutada, et see on siis nii, et self ja live on false. Siin võib-olla peaks kontrollima seda, et kui ta juba on nii-öelda surnud, et siis taga ei juhtu midagi või et mis siis saab. Nii. Okei, ma siia selle kill impostorile vaatan, kas siin oli kirjas ka. Tagastab true, kui pakutud mängija oli impostor. Ehk siis siia paneme return true. Nii. Ja muul juhul siis paneme return false. Return false. Siia me ilusti siis kirja täna ka, et ta tagastab meil boolean tüüpi tulemuse. Nii. Okei, siis meil on see Guardian Angel, mida on siis võimalus teha sihukest asja nagu kaitsta mõnda crewmate'i. Ehk siis ta paneb talle kaitsve peale, protected muutub true'ks ja see siis aitab tõenäoliselt selle suremise vastu, kohe vaatame. Ühe Guardian Angel poolt saab olla kaitstud üks elav crewmate korraga, kuid tal on võimalus seda uuesti kutsuda, kui kaitstud mängijat vahetada. Okei. Nii, kaitsta ainult samal spaceshipil olevaid mängijaid. Okei, mul seda spaceshipi pole üldse veel realiseeritudki, et ma pean seda ka hakkama jälgima. Nii, Guardian Angel peab olema ise surnud, et saaks kaitset rakendada. Okei. Kui crewmate on protected, siis järgmine kord, kui teda proovitakse tappa. Ja et sheriffi poolt või impostri poolt või mõni muu juhtumi kaudu, ju siis neid case on veel, siis see ebaõnnestub ja crewmate kaotab protected staatuse. Okei. See nagu viitab sellele, et kui ma just tegin selle die meetodi sellise, siis ma pean kontrollima ka sellist asja, et kui self is protected või lihtsalt protected, kuna mul seda is meetodit siin ei ole, kuigi seda tegelikult on mõistlik see is protected teha, sest võib-olla mul on seda kuskil veel vaja kasutada. Ma praegu küll ette ei tea, aga mõistlik. Is protected. Turn protected. Ehk siis viisakam on kasutada neid meetodeid. Sest võib-olla ma tahan sinna is protected alla veel mingit loogikat lisada, et kui ma kasutan otse muutujaid, siis on väga raske neid täiendavaid loogikaid lisada. Nii, et kui ta on protected, ütleme, et kui ta ei ole kaitstud, siis on lihtne, siis ta live muutub false'iks ja võime siia panna return true. Ja muul juhul return false. No see on muidugi jah see, et kui ta nüüd oli, ma olen see else 2 juhuks, kui ta on protected, siis see protected tõenäoliselt muutub false'iks. Et see kaitse kadus nüüd ära selle suremiskatsega nii-öelda või. Ja siin on võib-olla mõistlik kohe kontrollida ka seda, et kas ta on üldse elus. If self is alive, ainult siis need asjad üldse rakenduvad, et kui ma olen surnud, siis ta ei ütleb ka false ja ta ei tee midagi. Ehk siis suremine juhtub ainult siis, kui ma olen elus või see konkreetne objekt on elus ja ta ei ole kaitstud, siis muutub see live väärtus, siis tagastab true. Nii. Okei, nagu näha, et see ongi niimoodi, et ma järk-järgult nagu tõenäoliselt pean siin mujal ka veel mingeid asju täiendama, sest kui tuleb uut infot peale, et siin tuleb nagu näpuga järgi ajada hästi palju selles ülesandes. Nii, siis on veel see altruist, ma teen selle klassi ka, aga need kõiki asju võib-olla ära ei täida. Me saaks lihtsalt kuhugi nagu lõpuni nagu ära täita. Nii, Guardian Angel oli siin ja siis on meil class altruist, crewmate ja samamoodi teeme selle konstruktori. Kas siin oli mingit muud infot ka. Vist oli see, kes võib oma elu ohverdada ja äratab ellu mõne muu crewmate'i, selleks siis realiseerime talle meetodi revive crewmate. Ehk siis tõenäoliselt see suudab kellegi siis elustada. Loome selle meetodi, see ma ei hakka seda võib-olla praegu täitma.
baas siia vist. Ma ei tea, kas see review crewmate tagastab booleani. Siis sõltuvalt sellest on ju, kas see õnnestus või mitte. No nii nagu natuke oli selles nii siin Guardian Angelis kui ka ma ei tea, ka sisuliselt see DAI. Nii, impostori ma tegin, tõstsin ta lihtsalt üles poole, et ma saaksin siin viidata sellele, kui ma kasutan seda klassi, aga okei, tegelikult siin ei olnud vahet, siin võiks impostor allpool olla ka. Kui ma kasutan type hinti, et siis ma pean selle eelnevalt olema loonud, et crewmate, ma ei saa crewmate'i allapoole tõsta, aga see impostor tegelikult oleks võinud vabalt olla ka koodis seal allpool, nii nagu me siin kirjelduses ta lisasime. Nii, impostoril on kill crewmate, mis meil selles sheriffis oli, kill impostor, okei, see on erinevad, aga ja see on jälle mingi loogika, peab vaatama, eks ole, kõiki neid tingimusi. Siin on, ja siin on üks näide, mida võime läbi teha, see, et selles klassis tuleb kirjutada üle siis vanem klassi crewmate'i meetod complete task. Ehk siis, see oli mis impostoris, impostor. See on nüüd see näide, kus me nii-öelda kirjutasime selle rohelise siin üle, et see oli täpselt sama nimega meetod. Ja lihtsalt siin oli return false, ehk siis ta ei saagi seda tegevust mitte kuidagi täita või et siin oli nii defineeritud, et see konkreetne tagastab alati false, ehk siis päriselt ühtegi taski ei täideta. Ja muul juhul, kui ta oleks mingi muu, näiteks sheriffi puhul kutsutakse complete task välja, siis kuna siin ma seda üle ei ole kirjutanud, siis ta otsib selle üles siit crewmate klassist, ehk siis siin on olemas complete task ja täidab siis selle vastavalt. Ja ongi, et need objekti muutujaid, mis meil siin on, need on siis jagatud või selles mõttes, et selle impostoril on olemas kõik need samad väljad kätte saadavad, et kui ma kutsun välja selle impostori loomise, siis see color ja tasks antakse kaasa, aga salvestatakse selle self'i külge, ehk siis self viitab sellele objektile. Et vahet ei ole, kas ma olen kutsunud selle välja selle impostori kaudu või sheriffi kaudu, siis see objekt, mis mälus on loodud, näiteks sheriff objekt, siis see self alati viitab sellele objektile ja sellele objektile on siis igasugused väärtused küljes. Ja ongi, et kuigi need väärtused või need parameetrid võivad samad olla, siis see klassi tüüp on erinev ja seda me saame siis kontrollida näiteks sellega, et kui siia antakse kaasa mingi crewmate, me ei tea, kas ta on sheriff või impostor või kes iganes, siis me siin instantsiga saame proovida, kas see objekt, mis mälus selle muutujaga on, et kas ta on seda tüüpi. Võin siin ka kontrollida, kas ta on sheriff või kas ta on crewmate, aga kuna kõik on crewmate'id, siis see oleks alati tõene, nii et see on see, miks me otsime siin impostorit. Nii, mis meil siis veel oli? Complete task ei olnud. See tekst on, impostorile, eks ole, kill crewmate. Nii, üritab tappa seda crewmate'i. Kui crewmate on spaceshipil olemas, siis tuleb ta seada surnuks ning impostori tapmiste arvu suurendada. Okei, see tähendab seda, et impostoril peab tõenäoliselt olema mingisugune, siin on öeldud ka, mingisugune nagu kills. Me siis defineerime ära siin. Self kills on 0. Ehk siis kutsume kõigepealt välja konstruktori ülemklassist. See täidab ära kõik need väljad siin. Nüüd me lisame talle veel ühe välja, mis on kills. Aga seda jälle selles seriffil näiteks ei ole sellist välja. Ja siis selles, kus see kill pole veel loonud sellist meetodit nagu kill crewmate. See on tõenäoliselt tagastab ka meil booleani. Ja siin tõenäoliselt, kõige lihtsam on see, et killsi suurendama, aga me peaks kontrollima, et siin on nüüd erinevaid asju vaja kontrollima. Näiteks see on niisugune asi, et kui impostor on võimalik see kaasa anda, aga siis midagi ei juhtu, see rünnak ei ebaõnnestub. Näiteks võime kontrollida, et if is instance
crewmate ja impostor, ehk siis ta on impostor tüüpi, siis midagi ei juhtu, no võime return false panna, et siin ma tõenäoliselt ei pea midagi rohkem väärtustama ka. Okei, kui on kaitstud Guardian Angel poolt, siis ta jääb ellu, kaitse eemaldatakse. No see tegelikult on realiseeritud juba selles TIE meetodis, et ma seal kontrollisin, kui ta on kaitstud, siis tal on see protected true ja siis see lihtsalt muudetakse false'iks, aga keegi ära ei sure. Ja noh, siin on siis põhimõtteliselt, siin saab võib-olla veel tuleb kontrollida, et kas ta on ikkagi elus. Kuskil ma kontrollisin, et kui see crewmate is alive, saame öelda siukest asja, et mitte self, vaid crewmate die. Ja nii, oskab kirjutada. Ja siis see kills suureneb. No siin on veel nüüd vaja seda ikkagi arvestada, et nagu ma ütlesin, see TIE võib selles mõttes nii-öelda ebaõnnestuda, et kui nad on kaitstud, siis ma pean tegelikult hoopis nii tegema, et ma võin, ütleme, et TIE ta on, kas ta suri või mitte, et kui ta suri, siis me saame alles suurendada seda. Sest võib-olla ta ei surnudki ära, sest lihtsalt tal oli kaitse peal ja siis see lihtsalt kaitse kadus ära. Ja siis ma ei saa seda killsi veel suurendada. Ja tõenäoliselt kui kills kõik toimis, siis ma saan return true teha ja kõikidel muudel juhtudel, kui siia lõppu jõuame, siis on return false. Nii. Aga siin jällegi, et tõenäoliselt peab mingisugused asju kontrollima. Näiteks üks asi, mis mul on tõesti tegemata, on see, et kui on spaceshipid olemas, et me peame seda kuidagi veel kontrollima. No tõenäoliselt mõistlik on teha niimoodi, et spaceshipi info võiks siis olla salvestatud isegi crew külge. Ehk siis põhimõtteliselt mõte oleks umbes siuke, et ma siin salvestan ära self, mis ta oli, spaceship. None tähendab seda, et ta ei ole ühegi spaceshipi peal ja siis ma pean siukse klassi looma. Spaceship kuskil siia alla ja siis kui ma lisan ta sinna, class spaceship, tõenäoliselt siin on näiteks siuke asi nagu add crewmate, mis täpselt ongi see, mis siis lisab sellele def add crewmate. No siin on muidugi osadel meil on need selfid ja osadel mitte, et see on muidugi võib-olla oleks viisakamalt kõik ühtemoodi panna. Aga selleks, et ma üldse saaksin luua mingisugust mitte self def init, et ma saaksin üldse mingisuguseid kuhugi midagi salvestada, siis ma pean tegema siia, eks ole, mingisuguse initi, kuhu ma saan siis panna, eks ole, mingid andmeid. Ja nimetame näiteks siin üks asi nagu self, ma ei tea, kas siin oli täpsustatud, vaatame igaks juhuks. Siin ei ole vist täpsustatud, mis selle muutuja nimi peab olema. Okei, siin on olemas siuke asi nagu player või? Crewmate, player. Okei, kuna kasutatakse väga palju playerit, aga ka crewmate'i, siis tõenäoliselt üks neist kahest on mõistlik kasutada. Nimetame siis ta ka, ma ei tea, crewmates või? Teeme self, crewmates on list, tüülist. Add crewmate, lõpuks juhtub siuke asi, et lisame ta sinna appendime ja tõenäoliselt on see mingid tingimused. Nii, ei tohi lisada sama värvi mängijad, kes on juba laeval. Laeval ei tohi olla üle 3 impostri. Kui impostrite limiit on ületatud, saab ikka lisada crewmate'e. Tagastab true, kui mäng on lisatud, false, kui mitte. Ütleme, et kõigepealt vaatame seda, et kas siukest värvi mängija on juba olemas. Siis vaatan, kas selleks mingit abimeetodit ei ole. Võime teha abimeetodi. Võib-olla seda on vaja, võib-olla mitte mujal. Et ma võin praegu siin konstruktoris ka ära teha, et muidu võib-olla mõistlik on, tähendab selles add crewmate meetodis, muidu võib-olla mõistlik ta abimuutesse või abimeetodisse panna. Et käime läbi kõik crewmate'id. For crewmating, self crewmates, if crewmate color on sama, mis see, ma ei saa sama muutuja nime siin kasutada, eks ole. Sellepärast, et
kui siin on crewmate ja siin crewmate, siis ma siin kirjutan selle crewmate'i üle ja mul ongi see kadum läinud. Nimetame selle siis current crewmate. Ehk siis kui current crewmate on sama, mis selle crewmate'i color, mis me siia sisse andsime, siis ma ei saa teda lisada. Et siis ma võin tagastada kohe return false. Mul ei ole mõtet edasi vaadata. Üks nõue oli see, et sihukest värvi ei ole. Ja mis siin teine oli? Teine oli see, et ei tohiks olla neid impostoreid. Et siis selle jaoks võib jälle teha eraldi mingi meetodi. Et kas neid on 3, aga ma võin teha umbes nii, et teeme siia mingi abimuutuja. Näiteks, kuidas see sõnastatud oli? Nii, vaeval ei tohi olla üle 3 impostori. No, me võime teha niimoodi, et meil ei ole mõtet kontrollida, kas praegult on 4. Sest sihukest olukorda ei tohiks üldse juhtuda, et teeme siis ainuke olukord, kus seda on mõtet kontrollida, on see, et kui see isInstance, keda me hakkame lisama, see on ise impostor, siis mul on seda mõtet kontrollida. Ja vaatame, kas siin oli mingi meetod. Get ei ole sihukest. Okei, siis ma pean ikka impostorid üle lugema. Loeme hästi üle jälle, teeme for current crewmate self crewmates if isInstance current crewmate impostor, siis loendame need kokku. Teeme get impostors count on 0. Kui on, siis suurendame seda nii-öelda ühe võrra. Ja kui peale for loopi, kui see impostors count on suurem kui 2, siis võime ka return false teha. See tähendab seda, et mul on juba vähemalt 3 olemas, aga võib-olla rohkem, et siis ma ei saa seda praegult lisada. Ja sellega ma ühtlasi ka väldin seda, et mul üldse sinna kunagi saab neid rohkem olema. Aga seda on mõtet ainult siis kontrollida, kui meil on impostori lisamine. Kui on mingi muu tüüp, näiteks serif, siis ma ei pea seda osa üldse tegema ja lähme kohe siia kohta. Nii. Ja siis, kui ma siia jõuan, siis ma võin panna return true. Midagi sellist. Võib-olla siin on veel mingid täiendavaid tingimusi, aga ütleme suures plaanis mingisugune selline. Nii, ja siis ülejäänud asjad on siin võib-olla sihukesed, kus siis saab kasutada mingit sortimist, filtreerimist ja nii edasi, et neid ma tegelikult olen siin eelmises või näiteks eksami videos tegin ka neid erinevaid asju läbi, et kus me leidsime, sortisime midagi, most ja least on siin kuskil sihuke asi, most kills, et siis ma järjestan nad killsid järgi ja seda saab siis teha sortediga. Least task remaining samamoodi saab kasutada sorted funktsiooni, kus siis saab anda asjad ette ja siis võrdlemiseks kasutame näiteks kas taskside arvu või killside arvu. Ja jah, ma arvan, et siin võib-olla kõige keerulisem osa on üks asi see, et meil ei ole teile seda malli ette antud ja teine asi on see, et siis tekstist tuleb lihtsalt välja lugeda palju asju. Et jah, niimoodi ta on. Aga näiteks ongi, et kui siin kuskil oli kirjas, et värv peab olema unikaalne. Et see on küll siin mainitud, aga me otseselt nagu siin kohas ei pea sellega nagu midagi tegema. Et me seda crewmate'i me siin pigem arvestame selliselt, et kui me hakkame spaceship'ile midagi, siis spaceship'i seda ma isegi ei jätsin vahele. Et see on ikkagi init. Okei, siin on olemas niisugune get impostor list. Ma sihukest asja nagu näiteks siit ei lugenud praegu välja, ongi, et kui ma kiiresti loen, siis ma ei pannud tähele, et kui meil sihuke meetod on olemas, peab olema sihuke meetod. Self turn midagi, siis ma siin kohas, ma ei peagi neid tegelikult countima eraldi. Ma saan teha sihukese asja, et if len self get impostor list on suurem kui 2, siis return false. Ja selle get impostor listi asemel, selle asemel teha nüüd siin mingit countimist. Ma saan kõik selle maha kustutada. Selle ma saan teha lihtsalt nii, et ma tagastan siin need, kes on meil impostorid. Seda võib teha, eks ole, niimoodi, et ma käin läbi kõik for crewmate
mate in self crewmates ja if is instance crewmate imposter ja siis lisame crewmate'i siia listi või võin teha ka pikalt, eks ole, et mitte see. For crewmate in self crewmates if instance imposter, siis ma lisan ta mingisse näiteks result listi, result append crewmate ja return result. Ja. Põhimõtteliselt need kaks asja teevad sama. Et siin nagu näha on mul olemas see for loop, täpselt sama mis siin. Mul on olemas if lause, täpselt sama mis siin. Lihtsalt selle appendi asemel ma sisult kasutan nagu sellist list comprehensionit, kus ma loon listi, kuhu ma panen kõik need elemendid, mis siis vastavad sellele tingimusele. Et ma ei pea eraldi muutujat tegema resulti jaoks, vaid ma kohe selle listi loomise käigus toimetan ka selle sisu ära. No nii, siin on nagu näha, mul on päris palju meetodeid vaja juurde teha, aga nendega saate toimetada. Ma arvan, et mingi algus on olemas, docstringid peate ka lisama, aga saate siit vist edasi minna. Ja ega kui ei saa, siis küsige ja aitame. Jõudu tööle!